Kui kujutad ette, et mingil põhjendusel sa peaks teatepulga üle andma ja sa tahaks, et inimene, kes edasi veab seda äri, teeks seda igati hästi, et mis võiks olla need mõned soovitused, paar-kolm soovitust või niisugust põhimõtted, mida sa talle ütleksid, millele tähelepanu juhiksid, et mida tasuks silmas pidada, et vedada seda hästi edasi? No ma arvan, et ma alustaks inimestest. Sest ma kirjeldaksin võib-olla võtmeisikute või meeskonna liikmete olemust, nende tugevaid ja nõrku külgi. Et ta saaks aru, millega on tegemist. Ja, eriti kui see inimene näiteks tuleb väljast. Kellel on millised tugevused ja kellele saab toetuda. Ja jah, ega seda äri, see on tõesti suhteliselt keerukas äri, et mul ikka võttis aastaid, enne kui ma hakkasin aru saama. Et ega seda siin ei räägi ära paari kokkusaamisega. Et siis, kui see inimene tuleb, siis ta peab ise õppima, eks ole. Mis on jah, niisugune pikk protsess. Ma räägin aastatest. Ja, kannatus peab tulema. Ja me oleme näinud oma grupis siin palju, kes on siit lahkunud ja õieti polegi aru saanud. Ta on keeruline. Ma ütleks võib-olla üks mees, kes mul üks sõber on, kes on teinud 4 eri valdkonnas tööd ja juhtis ka ühte operaatorit siin, oli ka siis telekommunikatsioonis, et kõige keeru, mida tema on teinud. Ta on ka pangandus, ühe pangajuht oli. Et siin on niisugune sidumise temaatika näiteks, võtame ärimudel, kuidas me minuteid vahetame ja sama. See on ikkagi, neid on siin oma grupis võib-olla nii palju, kes sellest aru saavad. Mis see tähendab? Ja regulatsioonid on niivõrd kõvad, Euroopa regulatsioonid, kohalikud regulatsioonid, mida teistes valdkondades ei ole. Et see on märksõna teenusearendus? Ei, see ei ole teenusearendus. See on lihtsalt ühe teenuse eraldi ärimudel. Kuidas me konkreetselt kas mobiili või fiksminuteid vahetame. Millistel alustel, millised on need lepingud, kuidas kujuneb seal oma hind ja kuidas regulaator seal käitab. Tehisintellekti ei kasuta selleks? Ei, seal ei aita midagi mingi intellekt, eks. MIT mingid superprogrammi? Ei, see on kõik inimajud. Et selles mõttes ta on keeruline. Nii et seal ei ole midagi võimalik mõne loenguga teha, eks. Ma mitte sellepärast, et siin nüüd töötavad mingid ülitargad, aga ta on keerukas äri. Paljud ärid on keerukamaks läinud võrreldes näiteks 10 aastat tagasi. Ega ma kindlasti usun, et ehitus, kinnisvara haldus võib-olla, mis iseenesest on suht primitiivne, on tänapäeva tehnoloogiates kindlasti midagi muud. Aga siin on nagu see sisse ehitatud, see kõrgtehnoloogia pluss see kliendi ots, eks ole. Et Nii et ütleme, esimene, mis sa esile tõid, et sa aru meeskonnast, sa räägiksid ja aitaksid tal seda. Teine on, et ole kannatlik temale valdkond selgeks, on keeruline. Mis oleks veel 3? Mida sa tähtsustaks, mida tasuks tal silmas pidada, et seda hästi vedada? Et ta teeks endale võib-olla selle kliendi otsa ka selgeks. Et vaadake, või vaata, osa on lihtsalt kliendi inimesed, osa ei ole. See on ka niimoodi, et ega seda väga ei õpida. Osa armastavad kliente, teised lähevad higiseks, kui peavad nendega rääkima või nende ees seisma, et neil ei ole see lihtsalt tähtis. Aga see on ikka teenindusettevõte, et võib-olla see kliendi vaade oleks 3.